Heidame pilgu sellel nädalal toimunule, kus kired Rail Balticu ja tselluloosi tehase ümber uuesti lõkkele lõid. Kõigest sellest räägime Vabaerakonna esimehega Artur Talvikuga. Artur Talvik, sellel nädalal ilmseks saanud tõsiasi, et tselluloosi tehase rajajad nägid kohe algusest peale ette, et rahvas ei ole selle rajamisega nõus ning asusid otsima teisi võimalusi, kuidas kohalikust omavalitsusest üle sõita. Kas Riigikogus oli see kõik varem teile teada või saite ka meedia vahendusel sellest teada? No nii ja naa, et osasid asju kuulsime meedia vahenduses, aga mingid asjad on Riigikogus nagu kahtlase väärtusega asjad läbi käinud. Nii et kõigepealt 2015 hakkas kehtima planeeringute seadus, mis siis tõi sisse uue mõiste nagu eriplaneering. Ja eriplaneering on üsna jõhker vahend valitsuse käes, mis annab siis õiguse teatud objektide ehitamisel sõita üle kohalikust omavalitsusest ja kogukondadest ja teha ja öelda, et see on riiklikult eriti tähtis asi, me teeme selle ja kõik, punkt. Ja me ei tee mingisuguseid arutelusid ega kaasamisi ega värke seal. Aga eriplaneeringud on ennekõike mõeldud, ma ei tea, kõrgepingeliinide jaoks ja eriti tähtsate nagu taristuobjektide jaoks, eks ole. Nüüd tselluloosi tehase investorid leidsid väga kavala konksu või õigemini nende advokaadid leidsid kavala konksu, kuidas seda eriplaneeringut enda kasuks ära kasutada, sellepärast teatavasti ettevõtja jaoks demokraatia on üks kõige tülikam asi, et sa pead inimestega rääkima, sa pead neile selgitama. Palju lihtsam on ju lihtsalt võtta raha ja panna kuskil tehas püsti ja hakata seal kasumit välja võtma. Nad leidsid seal paar nüanssi, mille kaudu siis nemad tulid siis valitsuse poole ettepanekuga, et see investeering saab eriplaneeringu osaliseks. On normaalne, et valitsus otsibki võimalusi, kuidas rohkem investeeringuid meie ettevõtjad teeksid ja ennekõike meie ettevõtjad ja siis välisettevõtjad võib-olla sinna lisaks. Aga see normaalsus peaks nagu kehtima laiemalt ja kõigile ja selle normaalsuse osa peaks olema ikkagi see, et suheldakse kohalike inimestega ja võetakse nende arvamus ühe või teise objekti sinna ehitamisel või mitte. Ja meie seisukoht, siis Vabaerakonna seisukoht on ka see, et kui suur objekt kuhugi inimeste lähedusse ehitatakse, siis need esmased talujad, kes seal kõige lähemal on, nemad peavad saama sellest ka kasu. Ehk see ettevõtja peab tegema diili, nagu öeldakse, just selle kohaliku inimesega niimoodi, et see taluvustasu või see taluvus oleks kompenseeritud, mis sellest ettevõttest tuleb. Tselluloosi tehase asukohaga seoses tekib küsimus, miks selle eestvedajad ei ole nõus tehast rajama plaanitava Rail Balticu raja äärde, nii-öelda siis, mis on odavam, kiirem lahendus? Võib-olla nad ei usu, et Rail Baltic üldse tuleb ja ausalt mina kahtlen selles väga. Ma arvan, et Rail Balticu järgmises perioodist ei tule nii palju raha, kindlasti ei tule selles suhtes raha, nagu ta praegu meile lubatud on 80-20, aga et see raha võib ikkagi tulla nii vähe, et me ei suuda mingil moel oma Eesti eelarves seda Eesti osa siis nii-öelda toetada. Aga et kuhu seda planeeritakse, minu teada algselt oli neil 54 kohta, kuhu nad neid nii-öelda paigutasid. Ja minu teada täna on ka mitu vallavanemat, kes on kutsunud seda tehast nii-öelda oma valla territooriumile, aga see tehas tegelikult nõuab tohutus koguses läbivoolavat vett, mida ei saa ringlevalt kasutada. Seega üks tingimus on kohe see, et seal peab olema mingi päris suur jõgi, kus on kogu aeg vesi jookseb ehk voolab. See eeldab või
tänu sellele tõenäoliselt nad ei saa kuhugi sinna Rail Baltica äärde ehitada. Ja teine asi on muidugi see, et tegemist on natukene ka ressursisõjaga, et kui Vabaerakond siin ütleb oma seisukoha, siis meie ütleme ennekõike, et Eesti peaks tehtama rahvuslik kokkulepe, ütlema palju on üldse Eesti metsade taluvuspiir, palju me metsa raiuda võime ja kui kiiresti see taastub. Ja kui me selles kokkuleppele saame, et siis alles hakkame vaatama, kui suuri ja kui mõttekaid tehaseid me siia teeme. Rail Balticu aruteluga võis täheldada, et seoses lähenevate Riigikogu valimistega teatud aruteludele valitsuspoliitikud ei ilmu. Kuidas seda kommenteerid? Rail Balticu puhul me oleme Vabaerakonnaga kritiseerinud väga palju seda, et täna me ei saa aru, kes võtab vastutuse millegi eest. Ja see on nii osavalt alguses saati hägustatud, et kas see vastutaja on siis Siim Kallas või Hololõi, kes on transpordi direktoraadis töötab, eks ole, kõrgel kohal, või on see varasemad valitsused, kes selle või peaministrid, kes seda otsust on vedanud, või on see tänane majandus- ja taristuminister või hoopis rahandusminister. Ja see on osavalt lükatud nii-öelda ametnike kraesse. Kui on keeruline küsimus, siis lükatakse keegi ametnikest ette. Ametnikud saavad päris hästi palka ja oma palga eest on nõus nad rääkima mida iganes. Kusjuures me teame ka ju seda, et väga suured mainekujundusrahad on selle projektiga kaasnenud, nii et sadadesse tuhandestesse ulatuvad, nii et nad saavad palgata ka kõige paremaid PR-firmasid, igasuguseid otsuseid seal õigustama. Ja me kahtlustame, et sellest võib saada üks suurimaid korruptsiooni allikaid siin lähiaastatel ja selle vastutuse hägusus või läbipaistmatus, et kes siis mingi asja eest vastutab, see on ka väga segane, kusjuures me ju teame kõik, et mingisugused asjad on Eesti ettevõtte kraesse pandud ja siis mingisugused asjad Läti ühisettevõttele ja see kõik kokku on üks läbipaistmatu suur ja hägune asi. Selline asjaajamine, millele lisanduvad pidevad maksutõusud, on ju tekitavad inimeses lootusetuse ja käega löömise tunnet. Tegemist oleks nagu surnud ringiga. See on suur probleem tänases ühiskonnas. Sellise asjaajamise kaudu tekibki võõrandumine võimust, võõrandumine, kuidas öelda siis, sellest arusaamisest, et mina ise või meie ise olemegi see riik, vaid hakatakse mõtlema, et riik on mingisugune abstraktne seltskond kuskil mäe peal, kes teeb täiesti suvalisi otsuseid ja ühel hetkel, kui ta vaatab, et raha hakkab otsa saama, siis lihtsalt tõstab kuskil makse. Ja see on tõesti väga vale lähenemine ja tekitab suuremat lõhet riigi juhtide ja riigi elanike või kodanike vahel. Vabaerakonnal on õnneks mitu ravimit selle lõhe kaotamiseks ja loodame, et valimistel me saame piisavalt hääli, et me saame neid ravimeid ka siis ühiskonnale pakkuma hakata. Aitäh! See oli Vaba Uudiste nädala kokkuvõte. Kohtumiseni juba uuel nädalal.